Tere! Marko on täna teiega ja hetkel läks mul päris kiireks. Oli siin mõningaid tehnilisi probleeme, aga jõudsin ikkagi õigel ajal laivi. Tänane laiv on siis, ütleme nii, et tutvustav, sissejuhatav, milles ma räägin teile siis tulevastest koolitustest, ehk siis mida teeme järgmised 3 kuud. Ja need, kes siis veel ei olnud liitunud detsembrikuus algava koolitusega, siis kahjuks enam ei saa liituda, aga te saate vaadata ja kuulata, millest ma seal plaanin rääkida, millised minu mõtted on ja siis tulevastes koolitustes osaleda. Ja kui nüüd võib-olla on siis soovi avaldajad rohkem, võib-olla saame ka vahepeal veel ühe grupi teha enne kevadet, et see nüüd sõltub. Siis mina otsin siit välja õige loengu. Mul hakkab siin ette looma. Nii, Merle kirjutab, et tere, näha ja kuulda. Siis on hästi. Tere. Loodan, et ka teistel on ühendus olemas. Siis tasapisi saame jätkata. Nii, võtan ühe lonksu sooja teed. Talv on peaaegu käes. Nii et profülaktika mõttes tasub juba natukene rüübata. Aga tänane loeng. Tänane loeng on siis teemal koeraomaniku kool 2021. Ja nüüd peaks olema teile näha. Miks tal on selline pealkiri? Loomulikult sellepärast, et me läheme nende loengutega siis tegelikult lausa maikuuni välja. Ja ma räägin siin natukene kõigepealt oma mõtteid ja siis vaatame natukene täpsemalt, et mis selles koolituses on. Ja paneme järgmise slaidi. Ehk siis selle koolituse üks suur ja kas nüüd põhimõtteid, põhiideid on see, et ma üritan läbi selle koolituse õpetada teile, mismoodi ja kuidas neid mõista ja kuidas see kooselu, kogu see aastatepikkune elu koos koeraga oleks parem, oleks meeldivam nii teile kui koerale. Ja see on üks minu jaoks oluline aspekt ja ma loodan, et ka paljudele teile. Ja see koolitus ei käsitle koera allutamist, käskimist, sest et minu meelest seda ei ole vaja. Seda ei ole vaja teha. On olemas teised meetodid. Kõike saab teha nii, et see on koerale meeldiv. Me ei pea teda mitte mingil viisil sundima midagi tegema, vaid kas me kasutame positiivseid võtteid, kui me tahame talle mingi spetsiifilisi käsklusi õpetada, või veelgi parem variant on kasutada sellist meetodit, kus koer õpib ise, me lihtsalt suuname teda. Aga mida me tavaliselt teeme koeraga, kui me teda siis tahame nii-öelda õpetada? Loomulikult me õpetame talle käsklusi. Ja siis me keelame koera, et ta ei teeks pahandust. Aga kui ta ei kuula seda käsku ja keeldu, siis me hakkame rakendama jõudu selle oma tahtmise peasurumiseks. No, kas või vaja midagi nii-öelda suust kätte saada, mida ta ei tohi närida või mille ta võttis ja mille on vaja siis ära võtta. Et siis on juba see nii-öelda jõu rakendamine. Või muidugi on ka muid variante, kus siis rakendatakse koera peal jõudu just seetõttu, et ta ei kuula omanikku.
Ja tihti on see küsimus, et koer on halb, ta on halvasti õpetatud, öeldakse, aga kas see ikka on nii? Et võib-olla koer on tegelikult tark ja me pole talle andnud piisavalt võimalust seda tarkust välja näidata. Et me oleme liiga oma selles mõttes kinni, et me peame koera meeletult õpetama käske täitma. Et mis siis teha näiteks hoopis, kui me õpetame ta just nimelt iseseisvalt, ilma käskude ja keeldude toime tulema ja järgnevad 3 kuud käsitlevad, ma ütleks põhjalikult seda, kuidas niimoodi teha, et me ei pea neid pidevaid käske ja keelde rakendama ja koer iseseisvalt mõtlema õpetada. See on põhimõtteliselt see teeb teie elu väga lihtsaks, sest koer käitub kogu aeg hästi, puudub vajadus teda käskida või siis keelata, ütleme, et 99% juhtudest. Ja loomulikult vahest tuleb midagi näiteks keelata tal võtta, aga see on tõesti siis väga harva. Ja loomulikult selleks, et me üldse, et koer saaks hakata iseseisvalt mõtlema, peame me andma talle selleks võimaluse ja et koerale see võimaluse anda, peame koera omakorda mõistma. Meie inimestena me peame koera mõistma ja temast aru saama, sest kui me teda ei mõista, aga temast aru ei saa, siis me ei oskagi talle seda võimalust anda iseseisvalt mõtlemiseks. Sest siis me üritamegi teda pidevalt käskida hoopiski. Ehk siis ainult läbi koera mõistmise saame ta õpetada iseseisvaks. Aga kui me rakendame käske, siis selle võrra, mille võrra me rohkem rakendame käske, selle võrra väheneb koera õigus tegelikult mõelda. Ehk siis, mida rohkem me käsime, seda rohkem tuleb meid täitma, tal pole mitte midagi mõelda. Tee seda, istu, lama, seisa, mine sinna, tule siia, kõik, tal pole midagi mõelda. Ta peab täpselt tegema seda, mida me talle ütleme. Et seetõttu see käskude andmine, jah, seda võib õpetada, aga samas mina leian, et see koera vabadus mõelda ja mõelda siis ütleme nii, et õigesti, et ta käituks õigesti läbi selle, nii nagu me soovime, siis see on väga oluline aspekt koeraõpetuse juures. Ja kui me siis hakkame koera õpetama, siis ma olen märganud, et tihti jääb tähelepanuta selline aspekt, et ei mõelda läbi, et miks ma seda kõike teen. Lihtsalt on teadmine, et ma pean koera õpetama. Ma pean teda õpetama istuma, ma pean teda õpetama lamama, ma pean teda õpetama midagi 3. või 4. asja tegema. Aga ma ütlen kõigile, mõelge ükskõik, kus te koera õpetate, millise koeratreeneri juures või kuskil õpetate ise, siis miks te seda teete, kuidas te seda teete ja milleks te seda teete. Et vastake, pange kirja, ma soovitaks, miks te seda kõike teete. See tasub läbi mõelda. Miks ma tahan koera õpetada? Mida ma tahan talle õpetada? Milleks seda vaja on? Ja väga oluline aspekt, kuidas seda õppimist siis lõpuks läbi viia. Et need 4 küsimust peaksite alati enda sees ära vastama. Et milleks seda vaja on? Kas ma tahan näiteks käia koeraga võistlustel? Tahan, et ta oleks mul aias hea koer ja auguks aia taga. Või tahan trikke koeraga teha. Või lihtsalt tahan, et oleks kodus mul tore koer, jalutaks hästi. Inimestel on erinevad soovid, mida koeraga teha ja seetõttu ütleme nii, et te peate valima endale õige koolituse,
mida siis, kus siis on see tulem, ühesõnaga see tuleb, mida te soovite. Et kui te tahate näiteks koerale käske õpetada, siis mina neid ei õpeta. Ja ma võin teile öelda, et ma ei õpeta meelega neid käske, sest et ma kasutan teisi meetodeid, aga need, kes tahavad õppida sellisel viisil koera juhtima ilma käskudeta, et koer ise mõtleb, ise käitub hästi, siis ma suudan neid väga palju aidata. Et seetõttu alati tuleks läbi mõelda, et kuidas ma seda teen, milleks ja miks ja mida ma õpetan. Ja kindlasti tasub arvestada, et sõltub, kas teil on nüüd noor koer, et te alustate või teil juba on siis vanem koer, et midagi võib minna valesti või siis võib olla ka see olukord, kus juba, kui teil on koer suurem, et midagi läkski juba varem väiksena seal kasvatusel valesti selle õpetamise juures ja tekkisid erinevad probleemid. Ehk siis tavalised on, et koer ei oska käituda või et ta teeb lihtsalt pahandust. Kehvematel juhtudel võiks öelda, et koer on agressiivne või siis, et lausa hammustab. Et see sõltub, milline tulem lõpuks on. See sõltub just nimelt sellest õpetamisest ja kasvatamisest. Ja ma ütleks, et kasvatamine on see sõna, mida tegelikult peaks kasutama. Õpetamine on ka oluline aspekt, aga ütleme nii, et see üldine kasvatus, see suunamine, rahulik õpetamine ilma suurte käskudeta, mina leian, et see on see tee, mis viib püsivale tulemusele, ütleme nii, et kui seda teha koera nooruses või ütleme kas või vanemast peast, siis pärast seda käitubki ta kogu ülejäänud elu hästi. Ja nii nagu meie soovime, ilma et oleks agressiivne või teeks mingisuguseid pahandusi, mida me ei soovi. Miks meil on vaja seda koera mõistmist nii väga, mida ma siin toonitan ja temaga suhelda? Et vahest mõeldakse selle suhtluse peale see, et kui ma koera käsin ja ta mulle allub ja seda teeb, mida ma talle ütlen, et see ongi koeraga suhtlus. Tegelikult see ei ole, see on ikkagi hoopis teistsugune suhe. Et suhtluse ja mõistmise olulisus tuleb välja just sellepärast, et kui meil on probleem, näiteks koeraga on probleem või ta on väike ja me ei taha, et probleeme tekiks, siis tihti inimesed eeldavad, et need probleemid on koera süü, et koer on sellest süüdi, et ta kas või hammustab või on agressiivne või teeb pahandust. Tegelikult see ei ole nii. Tegelikult see koer on enamasti kutsikas peale, jah, mitte alati, kui võtate varjupaigast, siis võivad olla jälle probleemid, aga tihti, ütleme, siis on see kellegi teise süü olnud, et on see inimeste põhjustatud see probleem või mitmed probleemid. Ja seetõttu peame meie need ära lahendama. Et see, kui koer on probleemne, siis tema istuma, käskida tal istuda, ei lahenda koera probleemi. Et see mõttekäik on kõikide minu koolituste läbiv teema. Et lihtsalt mingi käsu õpetamine, teda sundida näiteks käima lihtsalt kõrval, ei eemalda seda probleemi, et koerale ei meeldi teisest koertast mööduda. Jah, ta võib käia kõrval ilusti teisest koerast mööda minna, aga tal võib olla seda vaimselt väga raske teha. Et see ümberõpetamismeetod, et ta saaks minna ilma sisemise pingeta sellest teisest koerast mööda, see on minu meelest hoopis olulisem. Ehk siis meie peame seda suhtumist muutma koertesse ja ka minu nägemuses õpetamise meetodeid tõesti peame. Et need on kaks väga ja väga olulist asja, mis ma olen siin siis punase ja sinisega kirja pannud. Ehk siis
Kas me tahame sellist suhet nii-öelda selle kurja ülemuse ja alandliku alluva suhelt, et ma käsin ja koer tuleb ja teeb. Ma käsin midagi ja koer tuleb ja teeb seda. Jah, mõnes mõttes on see nagu tore, et koer teeb täpselt seda, mida ma ütlen. Aga kui me mõtleme nagu terve koera elu vältel, milline see suhe siis on teil selle koeraga, kui see ainult põhineb sellel keeldudel ja käskudel ja koeral seda vaba mõtlemist, seda sõprussuhet ei ole või on siis väga vähe. Et see koera ja inimese suhe, just nimelt suhe, et tema on ka teie sõber, teie partner 10, 15, võib-olla isegi rohkem aastat teie elust, siis mina ei taha oma koera suhtuda nii, et tema on minu alandlik alluv, vaid ma eeldangi, et ta on ikkagi minu sõber ja neljajalgne partner. Ja kui me mõistame koera ja me oskame talle vastata, siis me suudame luua koeraga hoopis parema sideme, hoopis parema suhtluse. Ja muidugi on ka teistpidi, mida vähem me koera mõistame ja isegi võib-olla ei üritagi mõista, siis seda raskem on meil teda õpetada ja need käitumisprobleemid on samuti hoopis kergemad tekkima. Ja just nimelt see tegelikult tuleb meist endist, et me ei olegi üritanud koerast aru saada, miks ta ühel või teisel viisil käitub. Siit me jõuamegi siis koera õpetamise juurde. Positiivsed ja negatiivsed treeningmeetodid. Et milliseid teie oma koerale soovite? Et see on ka asi, mida te peate alati mõtlema, kui te koera õpetate. Sest et tihti peetakse positiivseks meetodiks selline, ma ütleks, poolpositiivne, et nagu maiust nagu annad, aga samas teise käega karistad. See meetod tegelikult ei ole positiivne meetod. See on negatiivne meetod ehk siis karistav meetod. Meil inimestena on olemas mõtlemisvõime ja nii-öelda vaimsed tööriistad, oskused teha seda nii, et me ei pea koera karistama, et me saame teda õpetada ilma karistuseta. Me saame ta õpetada iseseisvalt tegutsema ilma karistamata. Et mis näitame teile siin toon, ma näitan teile ühte hirmsat rihma, mida ma siin ikka aeg-ajalt koolitustel näitan. Klassikaline poovrihm. Et kui me nagu ühe käega siis anname koerale maiust sel hetkel, kui ta hästi käitus, aga teisel hetkel tõmbame tal selle rihmaga kõri kinni, siis see ei ole see treeningmeetod, mida te peaksite kasutama. Et sellised rihmad tuleks lihtsalt öeldes ära visata. Et üks asi on see, et nad põhjustavad koerale valu. Nad samuti võivad põhjustada ka terviseprobleeme, et kindlasti vaadake webinari, kuidas valida õiget trakse. Seal ma räägin nendest natukene pikemalt. Õigeni ma räägin, miks te peaksite trakse kasutama. Et läbi selliste rihmade pooleldi läbi valu õpetamine, ma leian, et see on vale meetod. Ja sellist ei ole vaja koera peal rakendada. Eriti kui mõelda, et ta on teie sõber ja kaaslane ja siis te hakkate teda kuidagimoodi pooma või mingeid muid selliseid meetodid kasutama. Et milleks? Me saame teistmoodi seda teha. Ja nagu ma enne just ütlesin, olen ma selle siivusti pannud, et mõelge, miks, mida ja kuidas midagi õpetada. See on see, kus kõik tegelikult algab teie mõttest, mida te teete ja kuidas te teete. Ja sealt siis edasi teete need valikud selle läbi, mida te õpetate. Ja tegin siia veel väikese tabeli, sellise, et miks
tahan koera õpetada. Tõin siin mõned punktid välja. Näiteks, et tahan talle õpetada, et mul on mingi tegevus, millega ma tahan õpetada talle palju käske täitma. Et see on vajalik. See on mingi selline tegevus. Või siis see tegevus, mis eeldab, et koer täidab neid käske, et need käsud on nagu olulised, et kuulekus on seal teema. Või siis me tahan talle õpetada seda iseseisvat käitumist ja seda mõtlemise arendamist. Või tahan talle õpetada, et ta oskab neid probleemolukordi iseseisvalt ära lahendada. Ja siin tegelikult on täiesti erinevad olukorrad just nimelt, et mida te talle siis õpetate. Näiteks, et kui ma soovin koeraga käia võistlustel, see eeldabki, et te õpetate koerale palju või väga palju käske. Ja see eeldabki, et koera kuulekus eeldabki nende käskude täitmist. Et need on need kaks eeldust. Samas pidev käskude täitmine ei aita tema iseseisva mõtlemisvõime arendamisele mitte kuidagi kaasa. Just nagu ma enne ütlesin, et siia tulek, kõrvale tulek, puhast käskmine täitmine, seal pole midagi mõelda. Mida vähem koer selle juures mõtleb, seda parem on, sest seda täpsemini ta oma käsku täidab. Et need on nii-öelda täiesti, ma ütleks, vastuolulised olukorrad. Et siit tulebki see, et peate mõtlema, mida te siis koerale õpetate. Jah, saab mõlemat õpetada, aga üldjuhul mitte korraga. Või soovin näiteks, et koer oleks tark ja käituks hästi. Sellisel juhul ei ole vaja talle palju käske õpetada ja samuti ei eelda see sellist kuulekust, nagu siis võistluskoera puhul. Samas selline tark käitumine, see eeldab, et koer mõtleks iseseisvalt ja oskaks neid probleemolukordi ka lahendada. Või siis soovin oma koera, et ma ennetan neid probleeme, et mul ei tekigi üldse neid. Samamoodi käskude täitmine ei aita tegelikult probleeme ennetada. Probleeme aitab ennetada see, kui koer suudab ise mõelda ja sellest probleemolukorrast üleüldse ära tulla, nii et see ei tekigi. Kui probleem on käes, siis tema käskimine on poolik lahendus. See seda probleemi ei eemalda. Et see on siin minu tabeli üks oluline mõte, mida ma tahan teile edasi anda. Et see nii-öelda, ma ei taha öelda, et see näitab nüüd kahte erinevat õpetamise poolust, et ühed inimesed siis õpetavad neid käske täitma ja teised õpetavad muul viisil, vaid tegelikult on siin võimalik leida selline sümbioos. Ehk saab teha mõlemat, aga tihti seda ei teata ja pigem eeldatakse, et kui koer täidab ideaalselt käske, siis tal üldse probleeme ei ole. Tegelikult see niipidi ei käi. Parimal juhul võib see tõesti nii olla, aga enamasti hakatakse väga palju käske õpetama siis, kui koeral on mingisugune probleem ja üritatakse läbi käskimise probleemist vabaneda. Et siis tuleks küll rakendada neid alumist kahte meetodit. Ehk siis need, mis ma tegin siia alla roheliseks. Ja need kaks ongi tegelikult see, mida me järgmistel kuudel õpime. Et see on see, mida ma õpetan teile ja teie õpetate omakorda oma koerale või siis mitmele koerale. Sest teil on neid teadmisi vaja, kuidas seda kõike teha. Ehk siis, mis siis toimub selle 3-kuulise õppe jooksul? Teadmised koera kasvatamisest ja just nimelt selle 11 mõistva suhte loomine. Koer mõistab teid ja teie mõistate koera. Loomulikult siis positiivsed kasvatusmeetodid ja koera kehakeele õppimine on teie iganädalane ülesanne, et
3 kuud ei ole üldse mitte eriti pikk aeg, et seda keelt õppida. Et see, ütleme nii, et see võtab oluliselt kauem aega, aga 3 kuuga te jõuate üpris kaugele ja hakkate oma koera päris hästi mõistma, kui te selle endale eesmärgiks seate. Ja loomulikult on nendes loengutes selgitavat video- ja pildimaterjali palju. Kokku on seal suurusjärgus 15 tundi õppetunde ja siis lisaks muidugi ka erinevad kodused ülesanded, mida te peate siis harjutama oma koeraga, ise harjutama. Et see käib kõik sinna juurde. Ja panin siia need teemad on ka kodulehel nähtavad. Ma ei toonud siia kõiki välja, aga ütleme nii, et mõningad, mida tihti neid küsitakse, et tegelikult kogu see teemade ring, mida ma käsitlen selle 3 kuu jooksul, on oluliselt laiem ja loomulikult teie küsimused, teie probleemid, mis teil tekivad siis kas selle õppimise käigus või on juba tekkinud, siis ka neid lahendame. Ja kui esimesed 3 kuud läbi, siis tegelikult on ka nii-öelda jätk, kuid samas omandatav nii-öelda ka eraldi osana ja kus me siis käsitleme rohkem seda probleemkäitumist, selle ärevuse ja stressikäitumise, need olukorrad, suuremad võib-olla probleemid või kui te tahate neid probleeme ennetada, siis mida tuleks teha. Kuigi ma võin teile saladuskatte all öelda, kui te teete koeraga seda, mida ma õpetan teile esimesed 3 kuud, siis te sellesse probleemide küüsi, ma ütleks, enamasti ei satu või siis peab midagi väga viltu minema, et sellesse nagu sattuda. Aga tihti võib olla mingisuguseid probleeme juba varem tekkinud ja loomulikult on hea, kui te teate, kuidas neid probleeme lahendada, neid, mis võivad siis tekkida. See agressiivsus, ma pean siia jutumärgid panema, et see on väga suur teema, et inimesi ma ei saa paned muretsema, et pigem on see tihtipeale probleemiks, on see, et koera peetakse agressiivseks. Ja loomulikult jätkub koera kehakeele õppimine. See on pidev jälgija märka protsess, mida teeb koer ja kuidas ta käitub. Ja ka selle juurde käib selgitav video ja pildimaterjal. Nii, ja muidugi on see jälle samamoodi 15 või rohkem tundi siis minu seltsis pluss kodused ülesanded. Ja käsitlemegi erinevaid käitumisprobleeme. Osad, mis siis räägin mina ja kui teil on seal murekohad, siis me arutame ka neid. Ja siin panin selle väikse kava, see on ka internetis mul olemas selle sama loengu juures. Põhimõtteliselt olema selle üles ehitanud sellisel kujul, et ühel nädalal on siis puhtalt minu loeng, räägin mingil teemadel, näiteks räägingi kas või sellest, kas mingi käitumisest või koera sotsialiseerimisest või mingil teemal, siis nädal aega saate seda kodus harjutada, mõelda selle peale, kasutada siis oma koera peal, rakendada neid teadmisi, mis ma olen teile just andnud, siis nädala pärast saame kokku. See toimub siis vahetult, nii et üle videosilla ma näen teid, me suhtleme väikeste gruppidena ja arutame neid küsimusi, mis on tekkinud. Eriti hea on, kui te salvestate, filmite oma koera üles, näiteks, et kuidas ta käitub, siis meil on rohkem materjali, me saame kõik seda näha ja arutada, et kus need olukorrad tekivad, milles seal probleemid on, mida saab teha võib-olla teistmoodi, mida saab paremini teha ja kuidas see progress ja areng toimub. Et see on siis teisel nädalal ja siis, kui me oleme need küsimused ära arutanud, saate
need uuesti nii-öelda teadmiseks võtta ja järgmine nädal jälle harjutada ja siis on uuesti loeng ja võtame järgmise teema käsitusele, saate jälle harjutada, siis jälle kohtume kõik koos väikeste gruppidena, arutame omavahel ja nii see läheb. Ja selle eesmärk ongi see, et alati tekib küsimusi, et kui ma teen need ainult nii-öelda loengutena, siis tekib neid küsimusi palju ja seetõttu seal vahel need arutelud, videod, küsimused, vastused, need on vajalikud, te saate selle oma nii-öelda, kuidas ma ütlen, selle, mis te õpite, saate kiiremini rakendada, saate seda paremini rakendada. Et see on see sellise loengute või selle koolituste ülesehituse eesmärk. Et pidevalt me saaksime üksteisele anda tagasisidet, et kuidas miski asi töötab, kas peaks midagi muud rakendama, mis me saame teha teisiti, mis me saame teha paremini, et see on see jooksev pidev protsess kõigi teiega. Ja just nimelt, ma olen siia, panen veel korra selle, et miks meil on vaja teha seda koera mõistmist, õppida temaga suhtlema millegi muu kui käskude teel. Et me ei süüdistaks koeri enda vigades. Kui me teame, kuidas koeraga käituda, siis me ei tee neid vigu või teeme väga vähe, sest me oskame neist hoiduda. Ja veel on üks minult, ma ei saa öelda palju küsitav küsimus, aga tihti küsitakse sellist asja, et kuidas saab interneti kaudu koera õpetada. Mis mõttes, et ma pean ju tegelikult, mulle on vaja näidata, kuidas miski asi käib. Kuidas ma saan koera istuma panna. Täpselt seda asendit. Jah, kui te tahate õpetada kuulekust ja täpselt istumasendit, siis tõesti on parem, kui õpetaja seisab teie kõrval ja pidevalt korrigeerib neid vigu, mis te siis parasjagu teete. Samas, ma võin, nagu ma ütlesin, siis ma ei õpeta seda teile. Ei õpeta koera istuma, lamama, ikka mitte midagi sellist, sest ma õpetan teid koeraga suhtlema. Suhtlema nii, et ei pea teda käskima. Ja seda ma ei pea teie kõrva seisma. Ja loomulikult tegelikult, kui te õpetate ka mingisuguseid käsklusi, siis kui te teate, kuidas need käivad, siis õpetajaga tund aega koos, ülejäänud nädala olete ikkagi üksi. Et tegelikult ikkagi asi on selles, et koolitused on koera omanikele, mitte koertele. Et see on see suur aspekt. Et inimestel on vaja teadmisi, kuidas käituda koeraga. Kuidas see koos tegutsemine siis oleks kõige parem. Et kui teil see teadmine olemas on, siis spetsiifilised käsud ja asendid ei mängi enam rolli. Välja arvatud juhul, nagu ma olen siin öelnud, kui teil on võistlus või teenistuskoer või te tahate sellega tegeleda. Jah, siis tuleks lisaks võtta ka seda kuulekuse poolt. Just nimelt selle jaoks, et koer siis lisaks täidaks ka neid täpseid asendeid. Aga mina seda ei propageeri, kuna kodukoertel sellist õpet vaja ei ole. Vaid just nimelt meil on vaja sinna suhtluse poole, probleemivaba elu poole. See on see, mida ma tahan teile anda. See probleemivaba elu. Sest et kui probleeme poleks, siis ju poleks neid vaja ka lahendada ja ma ikka koera treenin, kui ta niikuinii kogu aeg on hea koer. Et üritangi näidata teile seda teed, kuidas seda teha. Ja just nimelt, tõstame inimeste teadlikkust ja läbi selle inimesed saavad rakendada oma teadmisi koerte hüvanguks. Et see on küll minu suur eesmärk tõsta teadlikkust, et kuidas seda õppimist teha ka koerte jaoks meeldival viisil. Ja tegelikult
tänase sissejuhatavaga me hakkame lõpupoole jõudma. Need, kes nüüd ei saanud osa võtta sellest detsembris algavast koolitusest, siis ma panin siin nüüd üsna hiljuti üles siis selle koolituse, kuidas lahendada koera käitumisprobleemid. See on nüüd sellel teemal, mis tuleb meil 3 kuu pärast. Aga samas ta käsitleb ka mitmeid siis selles nii-öelda siin meil järgneva 3 kuu teemasid. Et ta on selline väike miks kõigest ja tegelikult annab teile päris hea, ma ütleks, et ülevaate ja ka näpunäiteid, juhiseid, kuidas te saate siis selle koeraga tegutseda probleemivabalt. Kuigi pealkiri on, kuidas lahendada käitumisprobleemid, siis kui teil probleeme veel ei ole, siis see võimaldab teil lasta neil ka mitte tekkida. Et lihtsalt teate, kuidas neid vältida. Et selles mõttes, et teil on võimalik siis see loeng endale, koolitus endale võtta. Et see on päris mahukas ja selle tagasiside on minu jaoks olnud positiivne, et kõik, kes on selle siis tänaseks hetkeks juba läbinud, siis on sellega olnud rahul ja on saanud väga palju nippe ja teadmisi juurde. Et jah, see on siis teile, kes te tahate nüüd kohe kas või täna midagi juurde kiirelt. Ja just vaadatavad teile sobiv ajal, seal pole ajapiirangut. Järgmised 3 kuud, kui te tahate, saate iga päev neid vaadata nii palju, kui süda lustib. Ja pooleli vaatate sealt järgmine hetk edasi, kus siis pooleli jäi. Et see on kõige lihtsam. Või kui te tahate järgnevat koolituste infot saada meili peale, et ei jääks 2 silma vahele, siis kodulehel koertetreening.ee liituge uudiskirjaga. Et siis ma saadan teile ainult selle järgnevate koolituste infot, et kui midagi järgnevalt toimub. Et spämmi sinna ei saada. Ja panin lõppu ka veel väikse kaugemale vaate, ehk siis aasta pärast, et olen ka ise siin ennast täiendanud päris palju ja tegelikult varsti hakkan kokku panema ka siis juba järgmise sügis- ja talve koolitusi. Ma esialgu kirjutasin siia küll, ütleme nii, et veel suvi, aga ma kardan, et ma lihtsalt füüsiliselt ei jõua ilmselt. Et tulevad uus kutsikakool ja ka käitumisprobleemide teema läheb laiemaks, suuremaks, uueneb. Ja mõningad juba olemasolevad koolitused ka samamoodi täienevad. Aga see on siis, ütleme jämedalt, aasta pärast. Ütleme nii, et väike tutvustus. Just nimelt tutvustus, et mida ma õpetan ja kuidas ma õpetan. Et siin ei oleks arusaamatust, et kui ma tulen sellele koolitusele, siis mida ma õpetan. Ma õpetan võib-olla natukene teistsuguseid asju, kui te olete võib-olla harjunud või eeldate, et õpetatakse, aga ma võin teile lubada, et minu meetodid toimivad. Me saame selle koera käitumisprobleemid ära lahendada, kui nad on juba tekkinud või siis, kui koer on veel noor, siis neid üleüldsegi ennetada ja teie saate elada koos oma koeraga suurepärast elu, ilma et peaksite mõtlema pidevate probleemide peale, mis võivad olla mingisugune haukumine või agressiivsus. Aga loomulikult see õpetus on teie elul. Et tihti mõeldakse nii, et ma lähen nüüd koera kooli, siis mu koer tehakse korda, õpetaja näitab, et tee nii ja kõik saab korda. Isegi kui te siis, kas siis minuga või kellegi teisega saate füüsiliselt kokku, siis reaalsuses kogu see õpe ikkagi on teie õlul. Nii hästi, kui te siis seda õpetajat kuulate ja näpunäidete järgi teete, üldjuhul nii hästi see õpe ka siis õnnestub. Nii et, mis siis ikka, soovin teile jõudu ja edu
kes on siis juba selle koolitusega liitunud ja kes veel ei ole, siis tasub ka mulle kirjutada, kui te nüüd soovite, siis võib-olla me teeme väikese grupiga juba jaanuari, aga see veel on lahtine. Et kui meil siin on soovijaid, siis võib-olla teeme ka seda. Nii et kõike head, et osalege koolitustel, kindlasti teen siin vahepeal ka tasuta webinare, nii et kõike head teile ja kohtumiseni.